daamid, mu härrad, head järvakad, head Järvamaa sõbrad. Aasta tagasi oli suur au õnnitleda teid vabariigi aastapäeva puhul lausa südamest, Eestimaa südamest. Täna on suur rõõm tervitada siin Türil kevade südames, kevade kodus. Eks ole see Järvamaa ju ilmatu suur ja lai ja suurt rikkust täis. Eelmisel aastal rääkisin ma väga palju armastusest. Rääkisin Järvamaa armastusest. Rääkisin sellest, et Järvamaa on tegelikult palju enamat väärt, kui me võib-olla igapäevaselt hinnata oskame. Ja teinekord on vaja väga kaugel korra ära käia, et siis selle väärtuse hindama õppida. Või teinekord on meil vaja hoopis lasta kellelgi teisel, kes on võõras, kes tuleb siia, teha meile selgeks need voorused ja väärtused, mis Järvamaal on. Eelmisel aastal tahtsin ma rääkida ka haldusreformist, aga humaansus minust sai võitu ja ma säästsin teid sellest. Täna sellest ei saa üle ega ümber. Aga veel enne, kui ma räägin haldusreformist, tahaksin ma hüüda appi. Tahaksin hüüda appi tänasele jubilarile, Eesti Vabariigile, et ta seda armsat ja salapärast maalappi siin Eestimaa südames päris ära ei unusta. Pole just saladus, et ilmselt üks otsus, mis Järvamaa elu viimase veerandsaja jooksul vast kõige enam mõjutanud on see Eesti riigihalduse vaikne tsentraliseerumine 4 regiooni. Mis Järvamaale on tähendanud, on see, et me oleme mitme regiooni vahel killustatud. Me oleme kaotanud päris hulga teenuseid. Me oleme kaotanud päris mitu ametikohta, ametkonda. Aga võib-olla see töökoht ei olegi kõige olulisem, mida me oleme kaotanud. Võib-olla kõige olulisem on see, et me oleme kaotanud seda otsustusõigust, seda otsustuspädevust oma maakonnas, omi teenuseid, oma otsuseid ise teha. Riigiaparaat peabki aega kaasas käima, peabki ennast koomale tõmbama, kui protsessid lähevad efektiivsemaks, nii et teatav töökohtade kadu on kindlasti loomulik. Aga vaatad sa kust otsast tahad, siis Järvamaa iga regiooni puhul kipub ikkagi olema siin ääremaal. Selge on ka see, et ega seda protsessi enam tagasi ei pööra. Selge on ka see, et ega täna Kesk-Eesti ei kannakski 5. regiooni välja. Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi on ikkagi terakene midagi muud. Kuid omaette küsimus on selles, et kas need 4 regiooni, mis üldse tekkinud on, et kas need ongi õiged. Need on tegelikult ju tekkinud kõik erinevate ametkondade seest, oma loogikast lähtuvalt. Riigikogu ei ole ju tegelikult määranud midagi enamat kui maakondlik tasand, et Järvamaa võiks kuuluda Põhja, Lõuna, Lääne või Ida regiooni. Ainus tasand, kus Riigikogu on sõna sekka öelnud, on see, et me oleme Viljandiga pandud ühte patta valimisringkondades. Kõik muu on tegelikult isetekkeline. Siinkohal kutsungi vabariiki appi, kutsun appi tema regionaalpoliitilist kätt meil ulatama ja kehtestama selles meeletus linnastumise tempos ennast natukene tõsisemalt. On ju selge see, et täna kõik maakonnad Eestis on hädas. Kõik maakonnad on hädas elanike lahkumisega Tallinnasse, Tartusse, isegi Pärnumaalt elanikud lahkuvad. Ja ega me väga palju ise ausalt öeldes omal käel teha ei saa. Ja mida riik saabki teha, on tulla selle regionaalpoliitilise abikäega, panna selle kuskile maale vaele ja öelda, et võt siit kaugemale riik enam tagasi ei tõmba. Olgu see maakondlik tasand või olgu see midagi muud, aga ma usun, et on viimane aeg see piir paika panna. Sellepärast, et võtame kas või viimase näite. Haigekassa kavatseb Järvamaa haiglast võtta ära päris mitu eriarsti teenust. Ja ühest küljest ametkondliku eelarve vaates ta hoiab kokku kindlasti palju raha.
aga see tegelikult, nagu me ju ise teame, on ainult pool rehkendust. Teine pool rehkendust on ka vaja kellegi kinni maksta. Kes selle maksab kinni? Selle maksab kinni üks inimene, kellest Eestis ei ole tegelikult väga ammu kuuldanud. Me ei teagi, kas elu on niivõrd heaks meil läinud või on ta Soome kolinud, aga see inimene on tädi Maali. Ja kui pelgalt ametkondlikult vaadata, siis tõesti, täna käib üks arst Tallinnast või Tartust Järamaale, võtab patsiendi vastu, aga kulutab siia sõiduks aega, kulutab siia sõiduks raha. Ja kui sa võtad selle teenuse Tallinnasse või Tartusse, siis on kindlasti nagu haigekassa lõikes seda odavam ülal pidada. Võt riigi regionaalpoliitilist kätt olekski siia vaja, oleks vaja kedagi, kes vaatab seda asja terviklikumalt, mitte ainult ühe ametkonna eelarve seas ja küsib selle teise poole rehkendusest, et kes siis selle ülejäänud osa kinni maksab. Mis see meie armsa tädi Maali puhul tähendab seda, et kui tal on kopsuarsti juurde vaja minna, siis täna ta käis Järvamaa haiglas. Ta muidu on tubli kodanik, käib valimas ja töötab lasteaias ja puudus kodanike aktsiooni käigus kaitseväelastele Afganistani sokke. Ja ta läheb sinna Tartusse arsti juurde. Ostab selle bussipileti, aga see on veel selline jäämäe veepealne tipp, kui buss üldse käib. Tegelikult, mis see tähendab, on see, et ta on päev otsa töölt eemal. Ta on kaotanud päeva palga, riik on kaotanud makse, loomad on jäänud SKP. Et see on selle veeretatud sendi teine pool. Ja tädi Maali on väga tubli. Tädi Maali läheb Tartusse, ohverdab oma päeva, aga onu Jüri ei lähe. Sest onu Jüri on tõsine Eesti mees ja ta laseb ennem selle haiguse krooniliseks, kui läheb arsti juurde kuhugi Tallinnasse või Tartusse ja küll siis haigekassal on kindlasti odavam seda hiljem ravida. Nagu teate, siis ega neid näiteid on küll ja veel. Tänased lehed kirjutavad sellest, et niigi prillikiviks sõõrutud Päästeametit on plaan hakata lihvima. Loodame parimat. Ühest küljest on õige, et mida rohkem riigiaparaat ennast tsentraliseerib, mida rohkem teenuseid on koondunud tugevatesse keskustesse, seda odavam on ühe ühiku riigi ülalpidamine. Aga täna, millest ma näen, on puudu just see tasakaalustatud vaade, sest tõesti keegi maksab ka selle teise poole rehkenduses kinni. Andke mulle see pisut utreeritud võrdlus andeks, aga täna on Järvamaa sõjas. Nii nagu on paljud teised maakonnad sõjas. Me oleme sõjas demograafia ja väljarändega. Me teeme omalt poolt küll kõik, oleme sitked, oleme kavalad, teeme oma parima äranägemise järgi, et seda rinnet kinni hoida oma viivituslahingutega. Aga tõele au andes siis ilma selle riigi regionaalpoliitilise abikäeta, mis meil appi võiks tulla, on väga keeruline näha selles lahingus või selles sõjas väga helget tulevikku. Ja lõpuks see on tegelikult kõik üks kodusõda. Ja ta ei peaks nii olema. Sest kui läheb hästi Tallinnal, võiks ju tegelikult minna hästi kogu Eestil. Juba täna on maakonnas ettevõtjad hädas tööjõu leidmisega ja igasugune laienemine toob nende jaoks kaasa meeletu tööjõuriski. Olgem ausad, palk Tallinnas, palk Järvamaal on hoopis teine teema. Ja kui inimeste koondumine Tallinna ja Tartu ümbrusest aina jätkub, siis mingi hetk, kui saavad töökäed otsa, peavad ka ettevõtted kolima Harjumaale. See on kindlasti paljude jaoks aga oma konkurentsieelise loovutamine. Ja suure tõenäosusega need töökohad kaovad. See on majanduslik aspekt. On riigikaitseline aspekt sellel, kui inimesed aina enam koonduvad Tallinnasse, kui täna elab Harjumaal iga teine Eesti elanik, siis see pilt on hoopis tröösitum, kui Harjumaal elab 3 elanikku Eesti elanikest. Mis saab meie kultuurist, meie identiteedist, meie pärimusest? Teine asi, mis ma tahaksin veel rõhutada, on see, et Järvamaa ei ole siin üksi. 6 maakonnas väheneb järgmise 25 aastaga elanikkond vähemalt veerandi võrra, 6 15. Ja on ainult 4 maakonda, sealhulgas
Harju ja Tartumaa, kus elanikkond väheneb vähem kui viiendiku. Teine asi, mida riik teha saab, on ettevõtluse toetamine. Ta ei saa luua kindlasti kümnete miljonite hinnaga meeletuid maksuerisusi. Mida ta saab teha on, võtame näiteks kas või energiamonopoli, Elektrilevi, Eesti Energia, kes võiks pisut teistsuguse pilguga natukene läbi regionaalsema spektri vaadata ka seda Eesti kaarti. Sest täna on meil Järvamaal paraku selline olukord, et isegi kui maakonna suurimad tööstusettevõtted soovivad tööstust ja tootmist laiendada, siis on nad sunnitud ainuüksi elektrivõimsuse tagamiseks tegema kümnete ja sadade tuhandete eurode ulatuses investeeringuid. Alles seejärel saavad hakata nad looma töökohti, rahvuslikku koguprodukti, jõukust meie Eestile. Ma järgmised 3 lehekülge sellest regionaalpoliitilisest kõnest jätan vahele, säästan teid, kiidan takka seda lootust, seda unistust, et kunagi jõuab meile ka 4-realine maantee, mis tundub praegu juba üpriski reaalseks olema saanud. Ja mina olen oma kaardid valmis sellele või oma panused sellele kaardile panema, et see võib olla üks mootoreid, pidureid, mis Järvamaalt elanikkonna väljavoolu kõige enam peatada aitab. Aga see saab olema nii-öelda riigi regionaalpoliitikast vaid üks meede. Mina loodan siiralt seda riigi abikätt märksa laiemas kontekstis. Tahan veel öelda seda, et jah, regionaalpoliitika on kallis. Tallinnas vaadates on ta kallis meie rahakotile. Siit vaadates on ta kallis meie südamele. Aga eks see riigi mõte ju olegi paljuski kantud solidaarsest vaimust. Kanda koos koormat, jagada koos vastutust. Aidata neid, kes iseennast aidata ei saa. Sellepärast, et tugevad suudavad iseenda eest seista. Minu kõige esimesel kursusel Järva malevas oli meil üks väga lihtne põhimõte. See põhimõte andis meile kõigile kursantidel toona usu nendesse vapratesse meestesse, naistesse ja julgus usaldada oma kõige kallim vara, oma elu, oma kodu, oma pere nende inimeste kätesse. Ja see põhimõte oli väga lihtne. Kedagi ei jäeta maha. Ja maksud on Eestis meile kõigile võrdsed. Narva eest rindel, Tallinna eest, Kagu-Eestis rindel oleme kõik väljas. Kui jutt läheb aga sellele vabariigi tekile, mis üle kõigi selle 45 000 vabadussõjas kätte väljatud ruutmeetri peaks jaotuma, siis oled sa siin Süda-Eestis või mitte, siis tahes-tahtmata on ikka tunne, et varbad on alati kuidagi väljas. Ja sellepärast ma leiangi, et riigi regionaalpoliitiline abikäsi peaks algama sealt maalt, kus lõpeb 4-realine maantee, mitte alles Ida-Virumaalt või Kagu-Eestist. Kallid külalised, paljud meist kannavad Järvaka tiitlit. Oleme alati kuivatanud soid ja harinud maid, selle paekivi, kliibukiuste. Oleme sitked, oleme tugevad, oleme parasjagu põikpäised ka. Teinekord kakleme küll asja eest, küll asjata. Kui asja eest kakleme, siis ainult sellepärast, et me armastame seda maad nii palju, et ei taha ühtki jalateid käest anda. Aga me ei ulata oma armsale vabariigile seda regionaalpoliitilist almuse kätt, ilma et meil midagi ka omal vastu poleks anda. Me saame ise järgneva 10 kuu jooksul kohutavalt palju ära teha, et sellele Järvamaa imearmsale laevukesele päris tubli hulk tuult puurides puhuda. Tema olukord on keeruline, seilab ta ju makrodemograafilises olukorras vastuvett, vastu tuult.
ega tal kellegi teisele peale meie väga loota ju ei olegi. Ja me seisame haldusreformi lävepakul, mis on meie veerandi, võib-olla poolsajandi kõige suurem võimalus midagi päriselt Järvamaa siinse elukeskkonna, siinse inimeste heaks teha. Vaikse Eesti 4 regiooniks muutumise magasime maha, kaotasime sellega üpris palju. Loodan väga, et haldusreformi käigus ei ole me kelgunööriks, et me ei piirdu selle Harju keskmisega. Et me tuletame endale meelde, et me oleme maailmale andnud ikkagi Anton Hansen Tammsaare ja Arvo Pärdi, et me leiame endas seda seesmist julgust, seninägematut üksmeelt, teha midagi suurt, teha midagi ambitsioonikat, astuda ühe tavalise sammu asemel 2, mitte oodata seda riigi malakat, vaid ise seda vankrit vedada. Haldusreformi käigus ei pea me ennast väga kauaks ületama, vaid 10 kuuks. 10 kuuks on vaja alla neelata ambitsioonid, eneseuhkus, vanad lõkkele löönud tülid, mis tahes. Sellepärast, et järgmise aasta 1. jaanuariks peavad olema Järvamaa lahendused lukus. Need on lahendused, mis mõjutavad meie elu järgnevat 10, 15, 20, 50, võib-olla ka 100 aastat. Ja me peame nägema suuremat pilti. Nagu täna Väätsa põhikoolis direktor ütles, siis me peame igal sammul oma Eestit ehitades hoidma meeles seda, et see seeme, mille meie täna külvame, seda meie lõika, seda lõikavad järeltulevad põlved. Ja need viljad, mida meie täna nopime, need ei ole meie istutatud. Need on istutanud meie esivanemad, meie vaarisad, küll vabadussõjas, küll palju hiljem. Täna on üheks Järvamaa nõrkuseks meie killustatus ja omavaheline konkureerimine. See ei ole viimase aja näide, see on meil alati olnud. Ja ma olen tihtipeale mõelnud, et kas Paide ja Türi vahel midagi ühist ka on peale bussi, aga õnneks on tegelikult päris palju. Aga see ei ole takistanud meid seni aastakümnete vältel koostöö asemel rohkem konkureerimisele rõhku panema. Et olin hiljuti omavalitsusliidu juhatuses, kus tuli mulk, Helir-Valdor Seeder tuli ja rääkis, et juba 90. lõpus oli tal natukene kummaline vaadata, kuidas riiklikust investeeringuprogrammist anti natukene raha Paide staadioni jaoks, anti natukene raha Türi staadioni jaoks. Et kunagi ei suutnud Järvamaa mehed või Paide Türi mehed ja naised kokku leppida, et kumba siis enne peaks tegema. Ja mis selle tulemus on see, et kurioossel kombel Türi staadion on nüüd 3 meetrit pikem ja Paides tuul ja vesi ja puudelt langevad lehed on selle rajakatte markeeringu peaaegu ära kustutanud veel enne, kui seal on ühtegi korraliku kergejõustiku võistlus korraldatud. Pisut lähemast ajaloost mäletame, kindlasti paljud mäletavad aega, kui riik reformis kutseharidust, kuidas Paide ja Türi emalõvidena viskusid oma kooli kaitsele, küünistasid kas nüüd just silmad peast, aga ma usun, et ministri kabinetis on põlvejäljed on kindlasti siiamaani veel võib-olla vaiba sees, et saaks selle kooli juriidilise aadressi vähemalt ikkagi omavalitsusse. Mis see tänane lahendus on ilmselt see, et see ei ole keegi väga õnnelik ega väga rahulik. Aga see omavaheline konkurents ei iseloomusta Järvamaal tegelikult mitte ainult Paidet ja Türit, eks kõigil meil järvakatel ole oma roll selles mängida. Pingutas Paidelinn masu aastatel kõvasti, et rajada kunstmuru staadion. 40 000 eurot jäi puudu, et saaks valgustuse panna. Staadion teenindab kogu maakonda, aga niikaua kui meil need 12 omavalitsuse piirid siin maakonna sees on, siis ega lahkel käel ei tule ükski omavalitsus seda väga toetama.
isegi mitte 3000 euroga omavalitsuse kohta, mis selle probleemi võib-olla päeva pealt ära lahendaks. Teine näide natukene lähemast ajast. Järvamaa haigla juurde plaanitakse eurorahade abil perearstikeskust. Et olukorras, kui maale perearstid enam ei tule tööle, et ehk on maakonna haigla see viimane liin, see viimane rindejoon, kuhu ta on nõus tulema. Ja mida kuu edasi, seda hõredamaks läheb nende omavalitsuste ring, kes on valmis seda projekti toetama. Sellepärast, et juba on Järvamaa haldusreformis 3 minemas ja igaüks tõmbab ikkagi tekki nii palju kui vähegi võimalik, küll väga malbel moel veel enda peale. Võib-olla kõige kurioossem näide, panime maakonna konkurentsivõime tugevdamise meetmesse sisse lootuse, et kui Eestis kunagi rajatakse regionaalse tähtsusega piimatööstus, mille investeeringu maht on 80 miljonit eurot, mis looks sadu töökohti, siis kuuldes seda, et kõige suurem tõenäosus selle sünniks on Paidesse, sest seal on piisav reovee võimekus, seal on piisav elektrivõimsus, seal on piisavalt inimesi ja olemasolevad kinnistud, siis selle asemel, et tunda head meelt või kahjurõõmus kas või käsi kokku hõõruda, oli omavalitsusrindel kuulda vaikselt kobinat, et miks jälle Paide. No püha müristus. Löögem tõesti nagu rõõmus käsi kokku ja hõõrugem käsi sellepärast, et vaene omavalitsus, kes peab hakkama jändama nende detailplaneeringutega, üldplaneeringu muutmistega, kes peab maristama nende inimestega, kelle rõduaknast hakkavad paistma tööstuse korstnad, kes peab lahendama ära kümnete veoautode, kes hakkavad seal igapäevaselt sõitma, liiklusprobleemid, müraprobleemid. Ja vaene on see omavalitsus, kes peab lõpuks veel 100 000 eurosid maksma oma finantseeringuks, et üldse see tööstus siia meelitada. Ja lõpuks inimesed hakkavad sinna tööle käima niikuinii üle terve maakonna. Nii nagu nad käivad Imavere täna, käivad Koeru, kuhu iganes. Ja eks a priori olegi see õige, et kohalik omavalitsuse ülesanne on esmalt oma piiridest hea seista, oma inimeste heaolu eest hoolt kanda. Kuid hoidkem meeles, et on ka pisut suurem pilt, on maakondlik pilt, on piirkondlik pilt. Sest me kõik oleme küll oma küla, valla või linna kodanikud, aga me kasutame ka maakondlikke omavalitsusüleseid teenuseid. On see teedevõrk, ühistransport, mõned kinod, ujulad, teatrid, põhikoolid, gümnaasium, kutseharidus, spordibaasid. Ja see kõik on märksa suurema pildi osa ja me ei tohi seda suurt pilti unustada. Sest ta teeb mind natukene murelikuks päris mitmel külakoosolekul, haldusreformi teemalisel külakoosolekul nähtud suhtumine, et on selge, et andke meile see 300 tonni ühinemistoetus kõigepealt ära ja siis me teeme sellega rahvamaja korda ja poole, et kruusateed viime ka mustkatte alla, siis räägime edasi. Aga me ei jõua Järvamaal niimoodi kaugele, kui me seame igaüks oma piiri, oma ukse taha, oma kinnistu taha, oma küla või valla piiri taha. Täna tundub, et haldusreform on Järvamaa jagamas 3. Ma ei salga, et mulle see idee ei sümpatiseeri. Mul on mõned hirmud, ma loodan, et need tõeks ei saa. See ei ole ka mingi katastroof, aga rõhutades veel kord seda makrodemograafilist väga keerulist olukorda, kus me oleme, ma usun, et me peaksime pingutama enama kui koolipoisi 3 või 4 nimel. Mu esimene hirm on see, et kui riik hakkab omavalitsusliitudele andma rohkem ressursse maakondlikuks arendustegevuseks, siis arvestades Eesti poliitilist kultuuri, kui Järvamaale jääb 3 omavalitsust ja on ressursse, mille üle kakelda, siis ma päris hirmuga mõtlen selle peale, et kas kohe esimesel valimisperioodil teevad Paide ja Türi kõigepealt Põhja-Järva maavallale kambaka
või teeb Põhja-Järva maavald Paidega Türile kambaka ja siis järgmisel valimisperioodil vastupidi. Annaks jumal, et nii ei lähe, et see jääbki minu õudus unenäoks, aga see on üks hirm. Teine hirm puudutab kuuldust, et kui Põhja-Järvamaale tekib piisavalt suur ja tugev omavalitsus, siis püütakse seal ka oma gümnaasiumit hoida, mis tähendab kas nüüd just Kabelimatsu, aga väga tugevat lööki Järvamaa riigigümnaasiumile. Sellepärast, et kui meile Järvamaale, siia väiksele Järvamaale oma 30 000 elanikuga jääb 3 gümnaasiumit, Põhja-Järvamaale, üks Paidesse kutsehariduskeskuse juurde ja üks Türile, siis see tähendab, et meie tänane olukord jätkub, kus kõik need lapsed, kes septembrikuu jooksul 10. klassi jõuavad, võetakse 10. klassi vastu. Miks? Sellepärast, et nendega kaasas käib pearaha ja kõik koolid on sellest huvitatud, kõik omavalitsused on sellest huvitatud. See omakorda tähendab seda, et meil ei lähe piisavalt õpilasi kutseharidusse, kuigi see oleks nende jaoks õigem. See tähendab seda, et kutsehariduskeskus on jätkuvalt õpilaste vaeguses. See tähendab, et seal ei ole kriitilist massi õpilasi atraktiivsete erialade avamiseks. Ja mis selle tulemus? Tulemus on see, et ei ole meil Järvamaal ei puhast Vikmani poisse stiilis tugevat gümnaasiumit, mis oleks tõmbekeskuseks. Ei ole meil ka tugevat kutsehariduskeskust. Ja need meie noored peale põhikooli lõpu, kellel kael kannab, need seavad oma sammud mitte ainult enam Tallinnasse, mitte ainult enam Tartusse, vaid täna juba ka Viljandisse, kus on väga tugev riigigümnaasium. Ja see on ka oht. Ma ei ütle, et see realiseerub. Väga loodan, et see nii ei lähe, aga see hirm on. Ja olen igal küla koosolekul, kus ma olen haldusreformist rääkinud, rõhutanud ka seda, et meie tänased probleemid Järvamaal ei alga mitte sellest, et me ei suuda hoida seda vaest raamatukogu või lükata lahti seda kruusateed. Meie tänased probleemid algavad ennekõike nendest maakondlikest teenustest. Sellest, et meil ei ole täna piisavalt tugevust maakonnas, et seista haigekassale jõuliselt vastu, kes tahab oma kärpeplaane ellu viia. See, et meil ei ole tugevat gümnaasiumiharidust täna. See, et meil on ühistranspordiga Eesti suuremate keskustega kehva võrk ja nii edasi. Ja selles olukorras olen mina kuni jaanipäevani, kui Riigikogu haldusreformi seadus ära koputab ja kui tõesti läheb kiireks ja kui tõesti enam lootust ei ole. Aga jaanipäeval olen mina valmis uskuma sellesse, et me Järvamaal leiame selle kaua oodatud, igatsetud ühise tahte, ühise visiooni, ühise hingamise, ühise identiteedi ja suudame sellest haldusreformist oluda välja midagi enamat kui ainult selle, mida Vabariigi Valitsus meil oma malakud nõuab. Ma loodan, et me suudame selle maakonnas oleva oskusteabe, juhtimisoskuse, selle ressursi liita kõik ühe mütsi alla ja teha Järvamaast Eesti 6. omavalitsuse suuruse mõttes. Järvamaa ühendomavalitsuse, mis oleks meie võimalus oma konkurentsivõimet säilitada. Mitte astuda seda ühte sammu, mida kogu Eesti astub, vaid astuda võib-olla 2 sammu. Võib-olla saada väikenegi konkurentsieelis, mis annaks meile selle võimaluse muuta seda üpriski musta tuleviku nägemust, mille Statistikaamet selle rahvastiku väljavooluga on meie jaoks maalinud. Ma tõesti ei saa aru, miks on vaja tõmmata alati Paide ja Türi vahele kuhugi Kirna mäekanti see piir vahele. Või miks see piir peaks nüüd kuskilt läbi Roosna-Alliku ja Kareda ja Koigi valla Järvamaal jooksma. Meie konkurentsiolukord on selline, kus me ei saa seda minu väga sügava veendumise kohaselt enam lubada. Ega see ei ole lahendus. See ei pruugi peatada seda elanike väljavoolu. See ei ole mingi külluse sarv, mis õnne ja õitsengu meie maakonda tagasi toob.
aga kui me selle ära teeme, siis me oleme vähemalt teinud omalt poolt kõik, mis vähegi võimalik. Et meil oleks ka oma lastele pärandada midagi enamat kui need sood, kui need rabad, kui need viljakandvad mullad. Ehk on meil siis ka neid inimesi, nagu meil täna on, kes teevad Järvamaa palju suuremaks, kui ta entsüklopeediast või maailmakaardilt vaadates tegelikult vastu vaatab. Ja head inimesed, kuu aja pärast algab Türi tähetund. Algab kevad, vulisevad veed, laulavad linnud ja kogu Eesti vaatab Türi suunas. Vaatab, milline on kevad, kui ilus see on. Ja eks Järvamaa vaatab ka Türi suunas. Vaatab Türi suunas seepärast, et saada teada, milliseks kujuneb Türi saatus haldusreformis, mis saab nendest väiksematel omavalitsustel tehtud ettepanekutest. Ja paljuski sellest olukorras sõltub ka see, kas Paide ja Türi istuvad maha ja arutavad tõsiselt seda võimalust, et seda maakonda koos vedada, selle arenguveduriteks üheskoos olla. Aga see ei ole kivi ainult nii-öelda Türi või Paide kapsaaeda. Igal omavalitsusel on siin oma roll mängida. Igal omavalitsusel on kohustus vaadata sellest valimisperioodist kaugemale, vaadata 10, vaadata 20 aasta peale ette ja küsida endalt seda väga valusat küsimust võib-olla. Et kas on midagi, mida me saame teha, et need praegused tendentsid ringi pöörata, seisma panna. Ja kui sellele küsimusele lahendust ei ole, siis ma veel kord rõhutan, ma ei näe põhjust, miks me peaksime neid tehislikke piire siia Järvamaa sisse tõmbama. Järvamaa ühendamist üheks omavalitsuseks on toetanud maakonna suurimad ettevõtjad, on toetanud arvamusliidrid. Olen volikogus saanud mõne kriitilise noodi vaid ja seda toetab ka väga suur hulk inimesi. Kipub see unistus takerduma ka argipoliitikasse. Aga ma juba ennist tõin näite või paralleeli Järvamaast kui ühest ilusast armsast laevukesest, mis vastu voolu sõidab meie kõigi kaasabil, ta rühib edasi. Aga kui me tõele näkku vaatame, siis ta lekib meil ju tegelikult kõigist 12 armsast otsast. Ja enne kui seal hakata arvutama mingit poliitilist kapitali või punktivõitu, siis ma usun, et me võiksime selle ühise kohustuse võtta ja ta kõigepealt korda teha, ära lappida ja seejärel vaadata, kas seal midagi üldse jagada on või kes mis koha peaks saama. Head külalised, kallis Eesti ja Vabariik ja juubilar. Täna oleme tulnud sulle külla. Olen tulnud sinu auks kokku. Tuleme alati, nii kaua kui sa olemas oled. Me ei unustanud sind ka siis, kui sa vahepeal peidus olid, pool sajandit. Hoidsime sind oma südames, hoidsime sind oma hinges. Sa oled meile armas. Sa oled meile kallis nii meie rahakotile kui südamele. Aga kui seda palju ei ole palutud, siis tule sa ise ka meile teinekord külla. Ära saada ainult e-kirja. Tule pane käsi õlale, patsuta, ütle, et ära muretse. Ära muretse Järvamaa, ma olen siin. Kedagi ei jäeta maha. Ja võib-olla ei pea ka meie siis siin koha peal enam nii palju muretsema. Selles hääbuvas omavahelises konkurentsis eks suudame meiegi siis näha pisut suuremat pilti, pisut pikemat perspektiivi. Eks suudame meiegi mõelda Järvamaa tulevikule, Eestimaa tulevikule ja sellele helgele tulevikule, mida me siin sinimustvalge teki all ühiselt Järvamaal ja Eestimaal jagada võiksime. Need inimesed, väga siiralt tänan teid, et te olete tulnud täna siia. Iga kodaniku kohus, vähim kohus, mis ta oma riigi ja maa ja rahva heaks teha saab, on laulda hümni, heisata lippu
ja hoida aus neid riigile ja rahvale olulisi tähtpäevi. Teie olete seda teinud lisaks oma igapäevasele päevatööle, millele olete pühendanud rohkem või vähem Järvamaale. Ma tänan teid südamest selle eest. Soovin teile ilusat vabariigi aastapäeva. Soovin teile uhkust. Soovin teile julgust. Ja soovin teile oskust näha 2 või 3 käiku ettepoole. Elagu Eesti, elagu Järvamaa, elagu meie ilus vabariik ja tema pidupäev. Aitäh!